Tere, mina olen Ivar. Igapäevaselt töötan IT-valdkonnas, aga täna tulin siia teile rääkima harjutamisest ja süstamatkamisest. Kuidas sa jõudsid harjutamise juurde ja kui kaua oled antud alaga tegelenud? Harjutamise juurde jõudsin juba varases lapsepõlves, kui isa mind esimest korda süstamatkale viis. Olin siis umbes 6-aastane. Ja sellest ajast peale on minu elu vähemal või rohkemal määral olnud seotud nii harjutamise kui ka matkamisega. Mis sulle meeldib harjutamise juures? Harjutamise juures saab ennast igapäevasest rutiinist väga hästi välja lülitada ja harjutamisega saad olla loodusele ja veele lähemal kui ükskõik mis teise alaga. Harjutades oled sa tükike loodust, oled lähedal kaljudele, veele, kividele ja nii edasi. Kellele sobib harjutamine? Harjutamine sobib meile kõigile. See on jõukohane tegevus, sõltuvata sinu füüsilisest vormist. Tuleb ainult omada natuke julgust, võtta kätte aer, istuda süsta ja hakata harjutama. Kuidas harjutamisega alustada? Harjutamisega alustamine on väga lihtne. Võib-olla kõige lihtsam ongi leida mõni tuttav, kes sellega juba tegeleb ja tema käest nõu küsida. Kui aga oma tutvusringkonnas kedagi ei leia, siis võib pöörduda retket.ee poole, kes tegeleb matkade korraldamise ja varustuse rentimisega, või leida Facebookist üles Seakayaking Estonia grupp. Kas süstamatka-varustuse pean endale ostma või saab seda ka rentida? Süstavarustust ei pea endale tingimata ostma. Süstavarustust saab rentida matkasid korraldatavast firmadest. Ja kindlasti soovitan enne ostmist proovida erinevaid süstasid ja aerusid, et leida endale sobivaim. Kus saab Eestis harjutamisega tegeleda? Eesti on harjutamisega tegelemiseks väga hea koht. Siin saab harjutada nii jõgedel, järvedel kui ka meres. Eestis on mitu tuhat meresaart ja nende vahel on süstaga väga mõnus liigelda. Kas Eestis toimub ka harjutamisüritusi? Eestis toimub päris palju harjutamisüritusi. Kevad algab tavaliselt Võhanda maratoniga aprillikuus, ära võiks veel mainida Lahemaa maratoni sügisel ja kes tunneb huvi mereharjutamise vastu, siis tasub juulikuus külastada mereharjutajate kokkutulekut. Mis on kõige kaugem koht, kus sa oled käinud harjutamas? Kõige kaugem koht, kus ma olen käinud harjutamas, on Yukoni jõgi Kanadas, kus me sõitsime Yellowstone'i linnast Dawsoni linna ja kogu harjutamismaraton oli 700 kilomeetrit pikk. Kas süstaga võin ka ümber käia? Kui jah, siis kuidas peaksin käituma? Süstaga ümberminek on võimalik, aga vähe tõenäoline. Kui selline õnnetu asi peaks ikkagi juhtuma, siis tõenäoliselt sinu grupikaaslased aitavad sind uuesti süsta tagasi. Kui sa oled juba edasi jõudnud, siis tõenäoliselt oskad sa süstaga teha kröönipöörde, mille abil ennast ise päästad ja uuesti püsti tõused. Kuidas ohutult süstaga matkata? Süstamatkamine on üldiselt suhteliselt ohutu ala. Küll aga tuleb kinni pidada ühest olulisest reeglist. Ära kunagi mine merele või jõele üksinda või ühe süstaga. Alati leia endale kaaslased, kellega koos minna ja kes sind vajadusel aitavad. Anna üks soovitus harjutamishuvilisele. Soovitus on väga lihtne. Võta ühendust mõne süstamatkasid korraldava ettevõttega ja proovi järele. Kui hakkas meeldima, siis tule suvel mereharjutajate kokkutulekule.